Tere, tere! Naudingi energiast kanalile. Mina olen Maris. Pole olnud midagi tarka öelda. Olen siin lihtsalt üritanud kuidagi ellu jääda selle kuumalainega. Et praegu Itaalias on olnud juba üle nädala, isegi rohkem, öösiti 28 kraadi ja siis päeval 35-40, sõltub kus piirkonnas. Et ma võrdlen ise seda nagu Eesti analoogiga, et kui õues on -25 kraadi ja lumetuisk, siis ei topi nina ilma asjata välja. Ja kui lähed, siis oled varustunud ja valmis, et siin on samamoodi, et ma ei lähe niisama sinna päikse kätte lõuna ajal jalutama. Ja kui isegi on hädavajalik, siis katad ennast vastavalt ja alati vesi kaasas. Aga tänane kiire meeldetuletus on generaatoritele. Ja nagu ikka minu oma kogemusest, et midagi ma jagada ei saa, mida ma ise pole läbi elanud või kogenud. Ja meeldetuletus on lihtne. Sul on alati võimalus ümber mõelda. Miks siis selline meeldetuletus just? Et kui generaatoritest rääkides, siis räägin üle, kes veel ei tea või ei ole meeles. Generaatori energiatüübi aura on hästi avar, hästi suur, hästi ligitõmbav ja generaatori signatuurauraks, signatuurenergiaks on siis sakraalenergia. See on elujõu ja selline ülesehitamise energia, millele ongi kogu maailm siis rajatud. Ja kõik tahavad meilt seda energiat. Eriti need energiatüübid, kellel pole neil alati püsivat ligipääsu sellele energiale. Ja sellepärast peab generaator olema väga tark ja teadlikult seda energiat kasutama, teadlikult seda energiat pühendama. Et generaator oma loomupärases toimimises siis ei peaks ise algatama midagi, peaga välja mõtlema tegevusi ja projekte, suhteid, kuhu siis sukelduda ja oma energiat kulutada lihtsalt kulutamise pärast, sest et tal on seda palju. Vaid ootama, et see tema ligitõmbav aura tooks ellu võimalusi, inimesi, tegevusi ja siis neile vastama sakraalselt jah või ei. Ja palju on räägitud selle ei ütlemise tähtsusest. Et mida rohkem sa ütled ei generaatorina või siis üldse üleüldiselt, eks see nagu spetsiifiliselt on generaatoritel, aga ma usun, et siit jutust võib ka mõni teine, kõik energiatüübid omale midagi leida. Et kui me ütleme, mida rohkem me ütleme ei sellele, mis meile tegelikult sügaval südames ei paku rahuldust, seda rohkem jääb meil ruumi elus ja energiat pühenduda sellele, mis meile tõsiselt rahuldust pakub, huvi pakub ja rõõmu pakub. Aga siin on siis konks selles, et kas me tajume kohe alguses ära, et aha, see on jah, see on ei, see ei ole minule ei. Et tihtipeale, kui me alles õpime ennast tundma ja eks see ole terve elu ju, et alati on midagi uut õppida enda kohta, maailma kohta. Et kas me kohe tajume ära, et see on ei. Et minul endal on küll juhtunud niimoodi, et kas ma siis kuidagi nakatun teise inimese entusiasmist ja tahan ka siis abi pakkuda või tunnen, et võiksin ka kaasa lüüa. Ja siis alles tagantjärgi näen, et ma ühes videos siin rääkisin sellest peakeskusest ja
ja sellest, kuidas avatud energiakeskused võtavad vastu ümbritsevast keskkonnast energiat, mõtteid, inspiratsiooni. Et kui tihti juhtub, et avatud peakeskusega inimene tajub mingit väga suurt elevust ja inspiratsiooni ja alles hiljem mõistab, et see tegelikult ei olnudki nagu minule mõeldud, et ma lihtsalt tajusin seda, kui põnevil see teine inimene on ja et see ei olnud nagu õige pühendumine, et ma ei pühendunud, pakkunud abi või ei tahtnud kaasa lüüa nagu oma sakraalsest kohast. Ja üleüldse generaatorid, kui te tahate abi pakkuda, siis kõigepealt küsige, kas on abi vaja, mitte see, et ma tulen, teen sulle, võib-olla teine ei tahagi üldse. Vot, et võib-olla me alles tee peal näeme, et okei, see tegelikult ei ole nagu minule või selgub siis protsessi käigus, et see nagu kujuneb hoopis millekski muuks, mis alguses tundus, kas mingid projektid, koostööd, mingid suhted või tajud lihtsalt, et asi ongi oma elu ära elanud, et võib-olla see siis see kogemus, tegevus, milles sa olid kaasatud, et võib-olla siis ongi see kogemus nüüd nagu lõpu leidnud ja et oleks siis vajalik sellest välja tulla. Siis sellest eemalduda, ei öelda, muuta meelt, eks. Et generaatoril on väga raske, kui ta juba korra on nii-öelda sõrme andnud, siis välja tulla sellest ja ei öelda, sest et see energia nagu pühendub või läheb sinna sisse või et oled nagu klammerdunud sinna tegevusse, sinna, kuhu sa jah ütlesid, generaator. Ja minul siis nüüd ongi ka siin mitu korda juhtunud, et olen hakanud märkama, et ilmselt ma siis varem lihtsalt pole märganud. Et kuidagi niimoodi tee peal saan aru, et et see nüüd, kus ma nagu olen jah öelnud, oletame kas mingi huvitegevus või mingi kokkusaamine või mingid uued asjad, et kas ma olen siis nagu peaga algatanud, mis ei ole kooskõlas tegelikult minu enda ehedusega ja siis tee peal tunnen, et okei, tegelikult see ei ole mulle ja ütlen siis ei, nagu hiljem muudan meelt. Ja mida rohkem ma seda teen, seda rohkem ma nagu õpin julgust asju pooleli jätta, välja tulla sellest, kui ma saan aru, et see pole mulle. Ja teiseks see nagu teravdab seda meelt, et ma saaks korraga aru, et korraga ei öelda. Korraga öelda jah nendele asjadele, mis päriselt mind kõnetavad. Päriselt need tööd, mida ma tahan teha. Päriselt need koostööd, kus ma näen potentsiaali, jätkusuutlikkust. Et selline mõte täna. Et kui oled juba jõudnud sinna kohta, et oskad korraga öelda jah või ei, väga hea. Aga kui tajud siis töö käigus, teekonna käigus, et see ei ole päris see, siis võta see julgus ja tule välja sealt, et jäta pooleli. Ja kui sul on vaja seda siis meelt muuta, siis hästi tähtis on seda lihtsalt rahulikult teistele osapooltele väljendada, kommunikeerida, et kõik saaksid aru, et sina oled mängust väljas. Et kui me lihtsalt kuskil niimoodi ära hajume või kuhugi lihtsalt peidame, siis teine osapool võib-olla arvab, et sa oled kaasatud veel ja energeetiliselt tegelikult on see side veel olemas. Ja see ikkagi ju kulutab alateadlikult, peidetult
sakraalenergiat, sinu elujõu energiat, seda rõõmsat, säravat, ligitõmbavat, järjest aura paisub, seda, mida kõik tahavad ja janunevad ja seesama sakraalenergia, mis sind käivitab ja nii atraktiivseks muudab, kallis generaator. Suur aitäh, et kuulasid lõpuni ja järgmise korrani!